Dalai Lama ütles mulle üle veerand 100 aasta tagasi, kui temaga esimest korda kohtusin, et kahtle ja kaalutle pikalt, enne kui kristliku kultuuri taustal budistliku tee valid. Kahtlesin, kaalutlesin ja võtsin selle tee ette. Nüüd ligi veerand 100 aastat hiljem julgen öelda, mis on selle aastatuhandeid ajahambale vastu pidanud vaimse teeraja põhiline tõhususe tagaja võrreldes ja erinevus võrreldes samuti viimastel aastatel populaarsust kogunud uue aja juhatustega. Dalai Lama on öelnud, et kui me soovime tõelist, püsivat, tingimusteta meelerahu ja õnnelikkust, siis tuleb väärtustada teisi, sest hoolimine teistest inimestest, elusolenditest, tajuvatest olenditest aitab rahustada meie meeleseisundit palju tõhusamalt kui ükski teine enesele keskenduv tehnika. Kõlab segadusse ajavalt, sest meie kultuuriruumis öeldakse väga sageli, et väärtusta iseennast, ära unusta iseennast, jää iseendaks, sina kõigepealt ja muid laialt levinud vormeleid. See ei ole võib-olla lõpuni vale, aga äkki tänapäevases kiires pinnapealses maailmas mõistetakse neid ütlusi natukene kõverpildis, mis viib edasi lõputute eneseotsinguteni, hingeliste sasipundarde harutamiseni, mis ei vii väga kiirelt ja tõhusalt taipamiseni, aga tingimusteta meelerahu, püsivat õnne ei näe ikkagi saabuvat. Et milles on siis ikkagi konks? Dalai Lama selgitab järjekordselt, siin ta meil pildi peal on, et kaasaja lääne inimesed mediteerivad iseenda pärast, et oleks kergem, et oleks mõte rahulikum, et oleks parem enesetunne. Aga budistlik praktiseerija mediteerib teiste pärast, teiste hüveks. Ja tegelikult tähendab see lihtsalt puhtalt taktika valikut. Ehk siis teistele keskenduv, altruistlik, kaastunde tee viib meid isekusest isetuseni. Isetus, mitte isesus, selflessness, kuni ei ole seda iset, kellel võiks olla probleemid, kas pole kaval. Selle all muidugi ei tasuks aga mõelda enese maha materdamist, alaväärsust, enese maha salgamist, mis on tegelikult täpselt sama suured isekuse väljendused kui uhkus, ülbus ja arrogantsus, vaid tõelist altruistlikku isetut alandlikkust. No seda näiteks, mida enda muusikas väljendab Arvo Pärt. Kuidas isetu probleemide vaba meelerahu ja kerguseni jõuda? Millised on need praktikad? Milline on see taktika? Õpime, harjutame, analüüsime Tiibeti meditatsiooni ja mõtluslaagris, kus meditatsioon ei ole raske enese nabavahtimine, vaid meie meele pidevalt liikuvale loomusele palju harjumuspärasem klassikaline Tiibeti analüütiline meditatsioon, mis on kergem sageli kui pea tühjana hoidmine ja mõtete kohene vaigistamine, mis mõned inimesed, kaasa arvatud minu, esimestel aastatel täiesti hulluks ajasid ja tekitasid kogemuse, et meditatsioon ei ole minu jaoks. Tule ja proovi.